Praaker täna siin riigimetsas siis põhiülesanne ongi see, et kui varumisjuhiga koos või varumisjuht on me oleme töid raiet planeerinud, siis mina olen see isik, kes vastutab, et siis see töö saaks ilusti, korrektselt metsas siis tehtud. Praegu mul on harvendusrajalangil, et siis harvendusrajalangi ma jälgingi, et siis operaator teeks oma tööd kvaliteetselt ja lõikaks metsa liiga hõredaks. Jälgin seda poolt, jälgin ka seda poolt, et ta liiga tihedaks jätaks, ikkagi me seda optimeeritud metsatiedust ikkagi kätte saaks. Teine, mida ma jälgin, on see, et operaator lõikaks ka õiget sortimenti ja maksimaalselt hästi, maksimaalselt vähe oleks seda praagiprotsenti. Metsas käimine ka kohustuslik, et operaatoriga suhelda, probleemidest rääkida, võib-olla on kohalikel midagi siin tekkinud, sellele pean reageerima. Et põhiline, millest ma vastutan, on see metsas tehtav raied ja lageraie harvendused, sanitarraied. Lisaks on siis meil veel Maa-ameti maadel tehtavad raied, teede raadamised, muud taristu raadamised. Et sellega tegeleb ka riigimets ja siis mina praakeril nagu selle raie poole ära korraldan ja sordimendi arvele võtan. Põhimasinate arv on mul 2 harvendusraiemasinat ja 2 lageraiemasinat. Et siuke keerulisem tippaegu oli mul 9 komplekti metsas parasjagu. Et see oli siuke hea väljakutse. Aga siuke tava rahulik tempo minu puhul on et siis 4 komplekti on metsas, 2 lageraiet, 2 harvendust. Ja siis ma olengi nagu ära jäetud, kuna minu piirkond on Keilast kuni siia Noa-Rootsini, et 1 komplekt on mul siis nii lage kui harvendus on siin Läänemaa poole peal ja teine toimetab siis Lääne-Harjus. Siin on tegemist piiranguvööndiga, Kassikaku pesitsuspaik on siin ja kuna siin on ka raietel on ajaline piirang, ehk siis päris iga kell me siin raiuda ei saa, et siin on oktoobrist jaanuari lõpuni, aga esiteks tugeva pinnasega lang sügisel teha, väga ideaalne ja teine ongi see, et siis mitte häirida seda linnu pesitsemist siin siis sellel tema pesitsuse perioodil. Meie kaardirakendus, mille järgi me orienteerume, et siin on näha, meil on siuksed nupukesed, et kollasega ongi tähistatud piiranguvööndid ja punasega on siis karmima kaitsekorraga eraldused, ehk siis kas on tegemist harjuselupaigaga või sihtkaitsevööndiga, et siis minu kohustus ja ülesanne ongi need piirid, punase ala piirid alati sisse märkida ja veenduda selles, et operaator saab aru, et tema sinna igaks näeks seda piiri ja lendaks siia sisse. Ja samamoodi on tegelikult erapiiridega ka. Et näiteks kui lang piirneks siin, see ülendasa on juba eramaad siin, et nende piiridest ka praaker vastutab. Et tegemist on pohla männikuga. Kõrval on näha, et kui tiheda enne raiet oli, et harvendusraiet teemegi selle jaoks, et siis tagada puistule, anda rohkem kasvuruumi, vähendada natuke konkurentsi. Et meil on reeglistikud on kirjas pandud, mis tulevad metsaseadusest, kui palju neid teid raielangi pindalasse võib olla, et metsaseadus kirjas 20–20% ja teede vahe kaugus on ka teada, et 20 meetrit see peaks reeglite järgi olema, tee ei tohi olla laiem kui 4 meetrit. Need teadmised on operaatoril olemas ja tema siis vastavalt nende teadmistele siin need asjad paika paneb. Oksi pannaksegi vaalu selle jaoks, et vältida pinnase kahjustusi. Näiteks kui tegemist on pehmemate lankidega, kus on turbapinnased või on natuke vesisem pinnas, et see on hästi tähtis padi selle jaoks, et vältida juurkahjustusi alles jäänud puudele. Ja et ongi siis pilt jääb ka natuke ilusam. Esiteks et mille järgi operaator orienteerub see, et ikkagi võra oleks vaba. Et siis tähendab seda, et puu saab valgust maksimaalselt kätte, ei ongi, et kui peale valgustust on siuke inimese laiused, käte laiused peaks olema vaba ruumi, et siis harvendusrajal see on natukene isegi kohati suurem juba, sest puu on jämedam, tal on võraga juba laiem. Tegemist on siis meil raelangitud materjaliga, tegemist on haavapaberi puidu virnaga.
ja ma tulingi lihtsalt kontrollima siin laojääki. Meil on siis siuke oma tubli rakendus Tahvlis, e-braakeriks kutsutakse ja laokood on meil kohe siin ees olemas. Materjal on samamoodi tähistatud ja 8D tähistabki meil siis haavapaberi puidu sortimenti ja meil laokogus on ka siin ilusti kirjas, mis ta autojuht on nagu jäägiks pand 13 tihumeetrit. Ma juba silmaga näen, et teil ilmselt on oluliselt seda rohkem siin. Eks ma siis lihtsalt mõõdan üle, vaatan, et kas see kogus klapib, sest logistikul on see hästi tähtis, et laokogused klapiksid. See virn on mul, ütleme, et üle mõõtmata või kogus on reaalsest virnast väiksem või reaalsest sellest, mis on Tahvlis kirjas süsteemis. Et siis logistik teeb omal siis veoplaan ja kui tal siin on oluliselt vähem materjali sees, siis ta peab hakkama oma plaani jälle uuesti ümber tegema, et kuskiltki jälle juurde saaks hankida. Et sellepärast ongi tähtis, et ma hoiaks neid andmeid maksimaalselt täpsena. Ma võtsin laiuse, kõrguse, materjalipikkust ma juba tean, et see on 3 meetrit ja mõõtmistulem on 16 tihumeetrit on siin seda. Ehk siis autojuhi kirja pandud jääk on natukene väiksem. Muudan selle kogus ära siin. Kui ma olen lao üle vaatnud, siis ma vajutan siukestele linnukestele, et minul on ladu kontrollitud. Materjal tuleb siis lagerajalt. Oluliselt jämedam sortiment ja rohkem suuremas koguses ehk palki 100-aastane mets ja tagaplaanile näha siis natukene muud sortimenti ka. Et küpses metsas on ikkagi, kui on hästi hooldatud majandatud mets, on palgi osakaal ikkagi alati suurem kui muu sortiment, paberipuit ja peenpalk ja nii edasi. Kõigepealt ongi siis see planeerimise pool, kus siis me koos varumisjuhiga kõigepealt siis arvutis teeme planeeringuid vastavalt sellele siis, mis meile takseerandmetest on tund, kus on küps mets, kus ei ole küps. See on siis meil nüüd uus suhteliselt värske teema, et me nüüd jätame siis harvendusraja ja lagerajalankidel säilikpuugruppe, kus me üldse enam alusmetsa ei tee. Tehnoskeem on see, mis on ütleme, tähtis info operaatorile, mida ma kõike see kirja saan panna. Siin jookseb siit tee, mille ääres me praegu seisame, et siin on ladu mul juba pandud, P066. Punasega ma märgistangi kokkuveo suunda. Ja siis selle märgitud joone järgi tulebki üles töötada siis kokkuveo hind. Et see joon mõõdab vahemaa ära, arvestaroperaator tuleb samasugune silt, siin ma saan panna igasugused kommentaare juurde näiteks. Sellise asja näol piirang punasega mingit kohta, kus ma tahan, et ta kindlasti roniks, siis ma joonistan talle siukse asja. Ja siis kogu see tehnoskeem ongi siuke, tema näeb neid eraldusi, tumerohelisega on selle objekt, mis läheb raiumisse, see on siis lagerajalank antud olukorras.